Tere hommikust, kui uudistes selgus, et Euroopa majandusest käib suur osa mööda vett, siis televisioon on loomulikult ordnungipõhine ja siin käivad asjad mööda nööri. Katrin on juba üleval terrassil, mõne hetke pärast on sealt pikemad jutud ja külalised, aga millest tänane saade 2 tunni jooksul koosneb, vaatame koos enne üle. Lavassaare Vanavara, Laada ja Pasunakooride kokkutuleku puhul on televisioonile Pärnumaalt terve puhkpilliorkester külla tulnud. Aga meil on täna hommikul väga head muusikud külas ja suur rõõm nentida, et Augusti Bluesi on põhjust jälle planeerima hakata oma kalendrisse. Festival toimub augusti alguses 1. ja 2. nii nagu ikka Haapsalus ja juba 21. korda. Loomulikult erinevad lavad, erinevad ansamblid, kokku lausa 10 eri riigist muusikat teevad sellel nädalalõpul Haapsalus ja super esinejaid koha peal Eestist. Raudteejaamas, loomulikult, kus siis veel, Vanas Vaksalis, annavad sellise mõnusalt koos olemise kontserti seal, aga Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm täna hommikul televisioonis külas ka ja Päikeselinn on selle loo nimi. Päikeselinn, sinul on valge maja, kadunud maailm, peegeldub aegade taha, viirastub kaotuste ängistav ilu, sinistel mägedel lootustel lipp, korgudes tõusmas kui punane udu, uue maailma verine lõpp. Päikeselinn ja sinul on valge maja, lõputu lootus, mis ulatub taevaste taha, klaaspärli mänguna kaduv on sõnum, julmade korduste lõputus reas, tasakaal leidmata varjude ilus, uude maailma jõudmise hetk. Päikeselinn, sinul on valge maja. Päikeselinn, minul on valge maja. Päikeselinn, nüüd meil on kadunud maailm. Augusti Blues alles siis 1. ja 2. augustil, aga enne seda on veel väga palju põnevaid üritusi. 25. mail tasuks minna Lavassaarde. Miks see nõnda on, räägib meile Rivo. Miks sinna minna 25. mai? Ja tõsi ta on, 25. mai siis toimub Lavassaare suur Vanavara, Laat ja Pasunakooride ülevaatus, me nimetame seda nii. Ja toimub ka hästi palju veel muud. Töötab meie kuulus raudteemuuseum ja toimub siuke tõsine laadatrall
Lavassaarele mõeldes tulebki raudtee esimesena silme ette, mitte pasunakoor, kes meile siia kogunenud on. No raudteed kaasa võtta siia ei saanud muidugi. Raudteed me kaasa võtta ei saanud, aga sellepärast kutsume kõiki nagu enda juurde, et seda raudteed nagu kaema ja meie uhkeid vedureid. Et pasunakoorid on kuidagi nagu väga sobivad selle vana vara ja selle raudteega kokku, et noh, ma arvan, et seal nagu mingit lahkheeli nende vahel küll ei teki, et see on igati sobilik asi. Pasunakoore on meil 3 pasunakoori. Ja seda te nimetate juba ülevaatuseks. Kuulge, laulupea tantsupea aasta ülevaatused on ikka 100 koorid, 100 tantsurühmad, 100 orkestrit, töötate 3 orkestrit. Jah, aga meil on 3 orkestris kokku 50 meest, kõik on vaja nendel üle vaadata kõigil nendel toredatel tüdrukutel ja daamidel, kes sinna kohale tulevad. Ja see on kõik aeganõudev tegevus, et noh, žürii teeb oma tööd põhjalikult, ütleme nii. No Laada melu juurde käibki selline mõnus pasunakoori muusika ja teie juures ka siis kindlasti kauplemine. Seda vana vara, mida sinna Lavassaarde siis tuuakse, kauplejad tulevad suurte kärudega, te teate juba, kui palju tuleb, teil on maa-ala piiratud lindiga. Meil on seal üks selline tore koht nagu Lavassaare selline staadion, mis on kunagi, kui seda asulat hakati nagu looma, siis kaevatud Lavassaare mäe sisse selline täiesti täismõõtmete spordistaadion, aga ta ei ole nagu välja ehitatud selline tribüünidega, vaid on selline loodusliku murukatte all ja seal on ruumi kõigile. Ma arvan, et ära mahuvad kõik, et meil on seal kõrval piirnevad alad veel ja seda ohtu ei ole, et nüüd keegi jääb oma kaubaga kuskile küla vahele niisama ringi jalutama. No te ise muidu lööte, ma saan aru ka sellest samas pasunakooris siin kaasa, aga ma praegu lihtsalt rebisin teid see intervjuud andma. Mis instrument on teie rida? Kõige tähtsam, trumm. Kas te saavad ilma trummita praegu mängida? Vaatame, ei tea, ei oska öelda. Võib juhtuda, et lugu ei tule päris see, mis ta peaks olema? Tuleb kindlasti, siin on tegemist väga kogenud ja vilunud muusikutega, asjalike muusikutega. Et käinud tulest ja veest mehed läbi, et küll trummiga ja ilma trummita ja siin saadakse isegi ilma pasunateta hakkama, ma arvan, et võetakse laulujoru üles, kui vaja on. 25. mail, mis kell peaks olema Lavassaares kohal, et asjast veel osa saada? Lavassaar hakkab inimesi vastu võtma juba kella 6 hommikul kauplejaid, ja kedagi aeta ära, kes tulevad ka eelmisel õhtul, kui tahavad omale paremaid platse seal saada, aga laat ise hakkab pihta kell 8 ja paneme otsad kokku nagu kuskil kella 18.00 paiku, et 6 paiku. Õnn tuli õuele on selle pasunakoori nimi, jah? Õnn tuli õuele, jah. Pärnumaalt ja Audrust pärit pasunakoor. Palju lugusid repertuaaris on? Oi, palju. Mis palju on 100 või? Õnn tuli õuele on selles suhtes selline pasunakoor, et tema sobib mängima nii akadeemilistematel üritustel. Ka presidendi vastuvõtul käisime sel aastal esinemas, aga võime ka teha rahulikult ära 4-setise tantsuõhtu, et jah, see ei valmista meile mingeid raskusi. No mis lugu sobib praegu siia televisiooni saatesse hommikusse aega kõige paremini, mis siit ettekandele tuleb? Ma arvan, siin katuselt on väga tore mängida sellist trompetite kandvat muusikat ja trompeeten eho on selle loo nimi, mis tuleb ettekandele. Kõlagu! Härrased! Tolm, jaa!
tavaline lugu. Lugupeetud pillimängijad, te olete palutud nüüd ka meie Rõdu kohvikusse, lauad on teie selja taga ja meil on Joonas Plaan täna, kes Rõdu kohvikuga toimetab. Olge head, võtke oma instrumendid kaasa, noodipuldid ka ja minge sinna kohviku poole. Joonas, tule sina siia poole, palun. Juttu ajama, sellepärast ma tean, sul on head abilised kaasas, kes laua katmisega suurepäraselt hakkama saavad. Nii, tule siia poole, poesad pasunate taga. Tere hommikust, Joonas! Kalamaja kohvikut tegid see nädalavahetusel, sa oled juba vana kala selliste hoovi ja õue kohvikute tegemisel, no see mass ei ehmata sind praegu korraga. No ma ei tea, kui vana kala, 2-aastane kala on, nii et me tegime 2 aastat ja tõesti meil mingisugune kogemus on olemas ja läks hästi ka see aasta. Ega praegu, vaata, härrased, võtke palun lautade taha istet, ärge ära minge, sest kohviku osa tuleb alles. Jah, meil on valmis tehtud kaneelirullid ja siis vahvlid, mida me tegime Volta masinaga, sellepärast et meie siis kohvik asub Volta tänaval ja sealsamas siis Volta tehases on see siis vahvlimasin ka valmistatud, kus siis nagu kõik on teemas sees nii-öelda. See on selline väga ehku peale minek, sa iial ei tea, kui sa sellist hoovi kohvikut või õue kohvikut teeb, kui palju inimesi tuleb, kas tuleb 5 või tuleb 500? Ega ei teagi. Mina siin näiteks eelmine aasta tegin 120 kaneelirulli, kõik sai otsa. 120 on vähe. Ongi, aga lihtsalt nagu füüsiliselt ei jõua ja teeme nagu, ega me ei tee selle jaoks, et nagu maksimiseerida oma kasumit, vaid ikkagi selle jaoks, et maksimiseerida oma head meelt ja sellised head tuju ning selle jaoks me teemegi seda, nii et kui jääb midagi puudu, siis midagi teha ei ole ja inimestel on lihtsalt tore seal olla ka hoovis, niisama. Kuidas sa enam-vähem johtuvalt sellest paigast, kus sa seda parajasti teed, mõtled, kui palju inimesi võiks tulla? Kõigepealt tulevad kindlasti su sõbrad. Kes veel? Siis tulevad sõprade sõbrad ja siis tulevad ka täiesti juhuslikud inimesed ja tuleb välja siis, et inimesed väga usinalt kasutavad erinevaid sotsiaalmeedia programme, kes siis on Instagramis, kes siis Facebookis ja kogu aeg siis nagu postitavad, et tulge siia ja me oleme siin ja rahvas kogu aeg tuleb ja ega seda ei oskagi kunagi prognoosida. Ja pigem me lihtsalt nagu neid asju ka ette valmistame täpselt nii palju, kui ise viitsime, ise suudame ja kui midagi jääb puudu, siis mis teha? Siis lõpeb kohvik ära enne kinnipaneku aega või? Ei lõpe enne kohviku, näiteks seekord kinnipaneku aeg oli kell 5, me lõpetasime umbes kell 11 õhtul. Küll siis juba meie juures üleval toas. No hoovikohvik ilmselt sellepärast ongi hea, et kui ikkagi tuled natuke hiljem, siis ei pruugi see värav mitte klõpsatada su nina all kinni, vaid ikkagi selja taga, ehk et pääsed sisse. Ja hoovikohvikus on ka see hea, et sa võid ju oma asjadega ka tulla, keegi sealt välja ei aja sind. Võid oma võileiva lahti pakkida laua peale või? Ja nii tehtigi see aasta, aga väga paljud tulid seal oma kookidega lausa ja võtsid lahti, laotasid pikniku lina laiali ning tundsid lihtsalt sellest hoovist rõõmu. Joonas, 3 sellist väga tähtsat näpunäidet, mida sa annaksid, kui inimestel tekib mõte tõepoolest oma hoovis, oma õues kohvikut teha? Tuleb teha midagi sellist, kus sa ise tahaksid ka olla esiteks. Tuleb siis teha niimoodi, et sul endal on hea meel ja rõõm, et mitte siis kogu aeg, et hästi palju teeme ja hästi palju hakkame müüma. Ei ole söötmise koht? Ei, see ei ole kindlasti söötmise koht, see on pigem selline koht, kus sa tahadki ise olla, kus sa tahad, et su sõpradel on hea olla ja kui seal veel kellelgi teisel on ka veel hea olla, siis see on nagu suur boonus. Ning mis siis veel selline hea nipp on tõesti, et tuleb loota heale ilmale tegelikult. Aga tuleb arvestada ka vihmaga. Tuleb arvestada ka vihmaga. Meil oli tõesti, telk oli meil kuuris valmis ja kui oleks see vihm tulnud, siis me oleksime selle püsti löönud suure telgi. Kuidas seda vältida? Sa ütlesid 120 kaneelisaia läks nagu niuhti. Kuidas seda olukorda vältida, et neid järele ei jääks? Kuidas teha reklaami, et inimeste uue kohviku üles leiaksid? Ega me sellega väga palju vaeva ei näinudki. Ei peagi nägema. Tegime Facebooki, tegime kodulehe ja siis inimesed juba ise hakkasid postima. Kui neile meeldis, siis nad hakkasid ise seda reklaamima. Me eelmine aasta tegime ka siis Kalamaja peale, tegime plakateid, aga see aasta otsustasime, et milleks. Ja isegi sloganiks valime, et rohkem pole vaja. Ja tõesti rohkem ei olegi vaja, et inimesed juba teavad, et kus on mõnus olla ja niigi nad liiguvad seal Kalamaja vahel ringi ja leiavad selle kohe üles. Mis suves saab? Suvel teeme oma tavapärast tööd edasi, ega see on pigem lihtsalt üks hobi. Et kui keegi kutsub ja keegi tahab, et eks me siis ikka lööme oma kohviku püsti ja sõprade juures näiteks kuskil suvilas või siis mõnes Kuurort väikses linnas Haapsalus, Pärnus, miks ka mitte. Hobist ei või saada ühel hetkel ka amet? Kes teab, kunagi ei või seda iial teada. 2 toredat vahvliküpsetajat on sul seal abiks, sellist klassikalist vahvlit pole ammu saanud, lõhn on juba päris selline mõnus. Tõesti, see on klassikaline, et vana hea retsept lihtsalt munavõi ja natukene siis piima ja see ka valmistada saabki. Kas sa näiteks 25. mail leiad aega, et Lavassaarde minna, kus see mõnus puhkpilliorkester, mis täna hommikul mängis? Kahjuks ma 25. mail löön oma pop-up restorani lahti Lübecki linnas, nii et Rahvusvaheline lugu. Rahvusvaheline lugu, jah, et siis me läheme rahvusvaheliste ansapäevadele ja seal siis Tallinnat esindame. Aitäh sulle, Joonas, ja sa võid minna tüdrukutele appi, sellepärast et näed,
puhkpillimängijad istuvad laua taha ja mulle tundub, et nad juba ootavad vahvlit. No tulge proovige seda kassitada. Just. Aitäh, aga tõesti Lavassaares siis 25. mail suur vanavaralaat ja 3 puhkpilli vaadatakse üle ja täna hommikul siin oleme me väikese mõnusa rõdukohviku, siis julgen ma öelda, avanud. Joonas koos oma heade sõpradega, kes ka Kalamaja kohvikuga väga hästi hakkama sai ja kellel on suured kogemused selliste väikeste koha peal sündivate kohvikute tegemiseks. Ka täna siis õnn tuli õuele puhkpilliorkestrit siin Terevisioonis kostitab. Hommikust ka minu poolt siit Tallinna kesklinnast Telemaja katuselt võin öelda, et hommik on alanud väga päikesepaistiliselt ja meeldivalt, vähemalt siin Tallinnas, kuid kindlasti saa nii rõõmsalt seda päeva alustada paljud teised kaasmaalased, sest mitmel pool kell 7 oli hommikul siis udu. Kõige vähem õhusooja mõõdeti aga saartel Kärdlas ja Kuressaares 15 kraadi, Haapsalus, Tallinnas, Narvas ja Tartus 17, Paides, Valgas 16 kraadi, Rakvere samamoodi 16 ning ka Viljandis 16 ja kõige rohkem sooja siis Võrus ja Pärnus, kus oli siis 18 kraadi. Täna päeval tuleb pilvest selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ning on ka äikest ja rahet. Pärastlõunal äikese tõenäosus suureneb veelgi. Puhub muutliku suunaga tuul 3–9 meetrit sekundis, äikese ajal on tuulepuhangud tugevamad. Sooja on kõige vähem täna tulemas aga Kärdlas, kus siis vastavalt 17 kraadi, Haapsalus 19, Kuressaares 20, Tallinnas 23, 24 kraadi Pärnus, Paides, 26 Viljandis, 27 Rakveres, Võrus, 28 kraadi Valgas, Narvas ning tänane päev peaks siis kõige soojend olema Tartus, kus on siis oodata 29 kraadi sooja. Mujal Euroopas on aga temperatuurinäidud isegi paiguti palju kõrgemad kui meil siin Tallinnas. Näiteks Stockholmis on 20 kraadi tulemas, Riias 21, ka Londonis 21, Kiievis 24, Brüsselis Ateenas 25 kraadi. Ja nagu näha, siis ka vihmapilved on mujal Euroopas palju rohkem levinud. Seega meil siin Tallinnas vähemalt ei ole veel vihmapilvi, nii et hommikut saab alustada mõnusalt väljas ja sooja õhuga. Meeldivat hommikku jätku! Tundub, et ainult lüürikud on kogunenud meil siin Telemaja 8. korruse rõdule. Õnn tuli õuele, pasunakoor on mõnusalt ennast sisse seadnud ja kuulete, ei saa nad ka loobuda muusika tegemisest. Ja ilmselt on kõhud juba täis söödud, nii et võib edasi musitseerida, aga esimene võimalus neid kuulda on siis 25. mail, kui Lavassaares toimub vanavaralaat. Tere hommikust! Tänane päev tuleb natukene jahedam kui eilne, kuid siiski soojapügalad pürgivad väga kõrgele ja nädala lõpus on taas kord oodata 30 kraadist soojust. Hommikul kell 7 oli Eestis meeldivalt kuiv ilm, üksikutes kohtades olid veel üksikud udulaamad. Hommikul kell 7 mõõdeti kõige vähem sooja Kärdlas ja Kuressaares, kus oli 15 kraadi, 16 kraadi Paides, Rakveres, Valgas ja Viljandis, 17 kraadi sooja Haapsalus, Tallinnas, Narvas ja Tartus ning kõige soojemalt saavad ennast tunda Pärnu ja Võru elanikud, kus on siis 18 kraadi sooja. Täna päeval tuleb aga pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ning on ka äikest. Pärastlõunal äikese tõenäosus suureneb ja võib ka rahet sadada. Tuul puhub muutliku suunaga 3–9 meetrit sekundis ja äikese ajal on tuulepuhangud palju tugevamad. Sooja on täna kõige vähem oodata Kärdlas, kus on oodata siis 17 kraadi, Haapsalus 19, Kuressaares 20, Tallinnas 23, 24 kraadi sooja Pärnus, Paides, 26 Viljandis, 27 Rakveres, Võrus, 28 kraadi Valgas, Narvas ja kõige rohkem sooja on oodata heade mõtete linnas Tartus, kus on siis 29 kraadi sooja tulemas. Mujal Euroopas on aga vihmapilved samamoodi väga levinud, näiteks on vihma oodata täna Riias, Londonis ja Kiievis, Stockholmis näiteks 20 kraadi sooja, Riias siis 21, ka Londonis 21, Kiievis 24 ja Brüsselis, Ateenas lausa 25 kraadi sooja. Meie siin Eestis aga lepime täna kuni 29 kraadi soojusega ja seda siis Tartus.
Pasunakoor siis saatnud täna hommikul Hendrit tõepoolest seal hommikustel tundidel ja ma kujutan ette, et ümbruskonna inimesed on ka täna ärganud hoopis teistmoodi, kui nad seda tavaliselt teinud on. Lavassaares nädalavahetusel on suur laat ja pasunakooride ülevaatus samuti. 30 artisti. Täna hommikul meil siin Jaanus Nõgistoja, Tõnu Timm ja lugu, mis kõlab, on Last Fairy Tale to Little Rosie. Ja Jaanus Nõgistoja, Tõnu Timm täna hommikul siis Terevisioonis 1.–2. augustil Augusti bluusil, aga ja mis on eriti tore, et nad annavad siis kontserti selles vanas raudteejaamas Haapsalus. Suured lavad, väiksed lavad, kõik nii nagu peab, aga see kontserdipaik ka sinna juurde. Väga tore lehekülg on www.loodusheli.ee, kuhu Veljo Runnel on kogunud kokku siis Eestis elavate ja toimetavate lindude hääled. Eile hommikul me lasime teil kuulata Mustresta vidinat ja täna hommikune lind peaks küll olema kõigile tuttav. Ära äge kuulnud. No on kägu. Laupäeval kuulsin sellel aastal muuseas esimest korda käe kukkumist. Ja kukkusid nii, et vähe ei olnud, sai lugeda kõiki neid aastaid kokku. Muide, suur tänu kõigile neile, kes on reageerinud juba minu kana üleskutsele. Päriselt veel pilte ja jooniseid ilmunud ei ole, aga meie Facebooki lehekülje pealt kindlasti saate kõigepealt selle nutika kana pildi, kes omanikuna vaatab passipildi peal seal sinuga tõtt ja kutsub üles siis väikesed kanakuudi joonised edasi saatma või siis lihtsalt pildid. Ei olegi joonist vaja, loomulikult, kes seda kanakuutika joonisega ehitab. Homme hommikul jälle ilusat sooja päeva teile ja näeme siis peale seda mõnusat kosutavat tööd 5 minutit enne kella 7. Kõige head.